Üks siis sõna Dio, eks ju, Jumal, divine, jumalik. Et sanskriti keeles siis diivi, die või tähendab nagu mänguline. Et Jumal on tegelikult selline armulik ja mänguline ja kui me õpime teda tundma läbi erinevate avaldumiste, pühakirjade, heade näidete, pühakute, siis me automaatselt, kui meil need teadmised on ja kokkupuude, siis automaatselt see hakkab sinna poole meid kiskuma ja me satume vaimustusse, eks ju. Selle jumaliku absoluutse algega, selle isiksuse omadustega või siis mõne kas algse isiksuse, tal on palju kehastusi või mõni suur pühendunu, eks ju, kellest me oleme vaimustuses, sest me tahame ka nagu oma elukvaliteeti kõik sinna suunas nagu panna. Okei, see on kõik selge. Siis mõnikord teine aspekt on need ateistid, eks ju. Mõnikord üks pühamees ütles ka, et ta sõna Jumalale kasutanud 15 aastat, kuna inimeste, kui sa ütled Jumal, siis tal on teatud samskaarad. On üks materiaalsed samskaarad, harjumused, kultuurikeskad, on ka religioossed, eks ju. Ja siis inimene, ta on nii väike ja ta seda Jumalat oma siis nende samskaarade harjumuste, kus ta on sündinud, siis see suunab teda teatud suunas ja ta arvab, et see ongi kõige parem. Mis on õige, see kaitseb teda, aga tegelikult pilt on natuke suurem, eks ju, Jumal on natuke suurem ja avaram, et tal on palju avaldumisi, erinevad lähenemisnurki, eks ju, kui seal on põhitõed nagu alandlikkus, headus, tänulikkus, omakuse püüdmatus, need nagu lähevad kokku kõik, aga see lähenemisnurgad on erinevad ja mõnikord küsid ateist küsib see Jumalat usud, ma ütlen, ma usun, küsin tema käest, ta ütleb, ei usu ja siis ta kirjeldab, ma ütlen, mis sina siis usud, ja siis ta kirjeldab nagu, kas loodust, emakest loodust või mingeid avaldumisi või eluprintsiipe ja põhimõtteliselt mõnikord see iseloomustus läheb kokku nii hästi nagu Jumalaga, eks ju. Et see on ka arusaadav, miks siis inimesed, Jumala nimel, kuidas nad on siis spekuleerinud, oma sellest mätta otsast hüüdnud maailmale, et see on ainus tee, kuna see on teda aidanud, teda nii vaimustuses ja ta nagu oma mätta otsast kaugemal näe, kes on teised mätta otsastes, need on põrgusse teel, eks ju. Okei. Seal võib veel, eks, seal on nii võib-olla nisse, aga siis põhiküsimus on ikkagi see, ma rääkisin kunagi ühe kristlasest sõbraga ka, kelle usk vahepeal ütles, et mul on nagu usk natuke nõrgemaks läinud, sest ma ei saa aru, miks on maailmas nii palju kannatusi, koledaid asju, kui Jumal on selline, kõik räägid armulik ja räägitakse seal pühendunutest, kui armulik oli seal Jeesus või meie õpetas üle Prabhupada, minu õpetus, kuidas nad on elanud, kuidas on teistel elanud ja neil ei ole endal nagu midagi olnud hinge taga, aga nad on ikka seda armastust jaganud ja empaatiat ja kõike, et kuidas siis Jumal, kuidas siis seda nagu lahti seletada, kas on mingi loogika või ütleme esimene, siis see kristlane pühendunu ka, ta ütles, et sellest ma aru ei saa, et tänu sellele ma natukene nagu, et ma ei tea, see Jumala värk nagu ei nats imelik, aga nüüd ta on ikka tore kristlane edasi, ma vaatan, et eks ta on siis Jumal on talle andnud vastused, aga üks vastused, kunagi ma küsin ka ühe munga käest, sannyasi õpetaja käest, üks vastus, see mind nagu päris hästi rahuldus, et nagu lapse vanemad karistavad last ja lapse vaatevinklisse võib-olla on selline julmus, et ma saan aru, et vägivald ei tohi olla, aga näiteks isa rangus, eks ju, kas meil on alati elus meeldinud selline elu ranguse momendid, mis ei ole meid maha murdnud, aga pärast vaatame, et elu suuremad sammud ja edasi progressi ja õnne poole minekud on ikkagi pärast need kõvasi lakse, eks ju, see on nagu üks eluseadus. Ja nagu lapse vanema armastusega ema annab sellist kuuarmastust, isa päikse rangust ja armastust samal ajal. Seda on nagu mõlemat vaja, seda piitsa ja präänikut. Ja Jumal ei näe meid kehana, nad näevad meid hingena. Ta on samamoodi nagu algne isa, kuna meie samastame ennast kehaga, siis me kõik, mis on kehaline, läbi närvisüsteemi valu tekitab või mingid tegevused seal, holokaust või ma ei tea, või mingid vägistamised või ma ei tea, ma ei hakka lugemagi seal tapamajas loomade tapmised, et siis see on kõik ju, paistab meile nagu selline, kuna me oleme kehalised, siis see on julmus, aga tegelikult hing, Vedades kirjeldas, hing on igavene, et see on lihtsalt sellised välisvormid ja karmaseadused ongi see nagu puhastusprotsess, sest kõikide armastuse, kogu armastuse alus on valikuvabadus. Ja kui on valikuvabadus, siis sul on valikuvabadus, mis mind võib häirida ja mul on valikuvabadus, mis võib sulle haiget teha. Ja sealt tulevad reaktsioonid. Eks ju, kui on vaja seda asja koos hoida, see on normaalne, eks ju, sul on nagu sinu majas on mingid tüübid, sa oled seal, eks ju, üürid, siin on mingid süsteemid, üürid need korterid välja, sul on mingi süsteem, eks ju, kõigile võib-olla meeldi, üks tahab viina juua, teine tahab võib-olla öö läbi pidu panna, seda häirib, sa pead hoidma seda kuidagi koos, eks ju. Et valikuvabadus on lubatud siis Jumalat nagu unustada.
see tähendab ka seda, et sa võid unustada, aga sellel on ka tagajärjed ja me näemegi neid siis nagu tagajärgi. Ehk siis kaks asja, üks siis on see, miks Jumal justkui on julm, on selles, et me oleme kehalises kontseptsioonis, ta tegeleb igaveste hingedega, hing on igavene, hingel ei saa midagi teha. Need on nagu lapsevanema karistus, mis paistab nagu ai, aga pärast saad aru, et tegelikult sulle hea sulle, nagu ma tõin selle näite, et paljud raskused on just meid elus kõige paremini edasi viinud ja õnnele lähemale toonud. Ja siis teine on see, et Jumal tõesti, ta nagu ta on kinkinud meile see armastuse, millegipärast on selline seadus, armastuse valikuvabaduse, see on armastuse valikuvabaduse tulemus on see, mis juhtub kõik, eks ju. See ei tähenda, et keegi peab karistatud saama, ta saab karistada, iga asi omal ajal on nagu kõrgem loodusseadus, nagu riigiseadus, nihverdad selle ära siia-sinna, aga nagu üks tuttav ka rääkis mulle, et ta kunagi varastas 2 paari pükse ära, eks. Ja siis tal oli, ka seal oli mingi pood ja seal varastati ka tal nagu umbes sama palju asju ära. Ja siis ta tuli meelde nagu, iseasi meil ei ole meeles, meie mälu ei ole nii hea. Võt sellised huvitavad, vabandused, filosoofilised seletused, päris sellised küll võib-olla naiivsed, aga kui sügavalt tahad, siis nagu mingi point on, eks ju, kui sa usud igavest hinge, siis need julmad asjad, nad on lihtsalt läbi keha, meil viiakse asju kohale. See ei tähenda, et hingsest hinge ei saa tappa, eks ju. Ja teine asi on see, et need asjad, mis me teeme, ei ole Jumala poolt lavastatud, on me enda valikuvabaduse tagajärjed. Ja et üldsüsteem toimiks, siis Jumal ei saa või loodus ei saa või see ongi nagu loogikale igapidi vastu, kui kõik teeksid, mis nad tahaksid, kuigi kohati nii paistab. Aga kui sa vaatad enda elu või tein selle näite, nii palju näitena, varem või hiljem tuleb ka maksmise aegu õppetund või eksami sooritamine kõikidele.